senderdus. Ja Piiraja pääseb löögi alla! Lõpuvilega saab jalgpallis otsa higivalamine ja algab 3. poolaeg. Saate toob teieni Coolbet, Eesti jalgpalli suurtoetaja. Tervitused headele 3. poolaja vaatajatele ja kuulajatele. Olümpiamängud on vahepeal läbi saanud, spordiajakirjanikud saavad taas hingata tavarütmis ja tavaline spordielu saab ka minna jällegi omadega edasi. Ja ehkki meil on veebruarikuu lõpp ja kohe märtsi algus, siis tavapäraselt sel ajal algab Eestis ka kodune jalgpallihooaeg ja et rääkida siis, nagu meie saates tavaks, kodusest jalgpallist, siis olen endale siia külla kutsunud alates siis aasta algusest või vabandust, eelmise aasta lõpuperioodist tippliigade juhi Teet Allase. Tervist ja rõõm, et sain sellise kutse ja võimaluse, et tore. Just, aga enne kui me hakkame siis rääkima sellest, miks Teet meil siin laua taga on, ehk et kõigest sellest, mis toimub kodustes tippliigades, eelkõige premium-liigas, siis jalgpallisõber kindlasti teab, et Teet on ka endine teenekas ja pikaajaline koondislane ja jalgpallur, nii et lähme niimoodi sujuvalt selleni, kuhu ja miks ja kuidas Teet omadega välja nõudnud, ehk et kui sa praegu kuuled siin mingeid nagu fakte, et sa oled koondises mänginud 73 mängu ja natuke rohkem kui 10 aastat sinist särki kandnud, et mis mõtted tekitab? Ikka positiivsed mõtted ja kuigi juba on tegelikult ju päris palju mööda läinud sellest ajast, kui ma nii-öelda tipptasemel jalgpallirongis siis nagu maha olen astunud, et juba ju varsti 15 aastat, et sellest möödas, et ikka positiivselt selles mõttes, et ka võib-olla ise ei oska niivõrd võib-olla hinnata siis, kui käid kuskil välisriigis või ja võib-olla mingitel suurtematel kohtumistel ja seda kuskil mainitakse, siis nende inimeste jaoks seal on võib-olla see koondise mängude arv nagu see, mis võib-olla siis loeb, et oi, kui palju mänginud, et ise võib-olla olen tagasihoidlik liialt, et tõesti väga huvitav ja emotsioonide rikas aeg. Aga 73 mängu, et okei, võib-olla sel ajal, kui sina mängisid tipptasemel, neid mänge kogunes tiba kiiremini ka kui praegu, aga sellegi poolest ju väärt ja uhke number. Jah, kindlasti, et täna mängitakse palju vähem. Tol ajal oli selgelt strateegia mängidagi rohkem, oli võimalusi, oli siis võib-olla liiga kalender soosis ka tol ajal, seda rohkem ja nii edasi, et ja kuna me olime selline powerit täis veel riigik, et tahtsime kõigiga väga mängida, ma mäletan, et proovime ikkagi kõik Euroopa riigid nagu vastasteks saada. Ja mitte enda Euroopa. Ja käisime ka väga pikkadel turneedel, et kõige meeldejäävam võib-olla on siis Ladina või Lõuna-Ameerika ja Venezuelad ja siis Kolumbia ja nii edasi, et siis sealt vahemaandumisega tagasi Hiina ja nii edasi, et ma ei mäleta, kas sa ise oled ka kindlasti paljudel reisidel kaasas olnud, et kui hullud need reisid olid, et tavareisijana ei olnud mingisuguseid suuri luks asju, et panime päris hullu ikkagi tol ajal. Seda päris kulda aega, ehk et play-offi jõudmist, sa veel küll jalgpalli mängisid sel ajal, aga koondises sa enam ei olnud, et kas natuke nagu kripeldus ka, et sa jõudnud seda päris ikkagi ära oodata? Nii ja naa, et võib-olla minu selline viimased aastad olid sellised õudne punnitamine, et hakkas tekkima sellised vigastused, mis võib-olla siis võiks öelda, et võib-olla siis noorusest välja ravimata mingisugused asjad. Kogu aeg oli vaja kiiresti jälle mängida ja lõpp oli ikkagi üsna valulik, et kogu aeg mingite valuvaigistite ja siis vigastustest välja tulemised ja jälle mängimine ja jälle välja tulemine, et ega ta nagu tervisele hea ei olnud, aga pigem ei olnud kripeldamas, et pigem oli suur rõõm ja võib-olla väike pettumus, et me ei kasutanud seda võimalust võib-olla siis ikkagi nagu maksimaalselt ära, et kui mõelda, et tegelikult oli ikkagi võimalus, et seda näitas ka võõrsil mäng pärast, et see lihtsalt kodus selline
tugev, võib-olla siis läbipõrumine mentaalselt, ma pigem ütlen, et mitte füüsiliselt kuidagi, et ei jäänud kripeldama ja pigem on koondise üle kogu aeg hea meel, et ei ole asendamatuid inimesega mängijaid, ma arvan, ja tulebki uus põlvkond ja uued paremad mängijad ja nii ta läheb. Nagu see, mida sa praegu kirjeldasid, toimus aastal 2011, siis kui ma ütlen sulle kuupäeva 21. august 2002, mis tegid siis? No ju ta oli mingi koondise mäng, ma eeldan. Mis tegid siis? Ma olin siis A. Le Coq Arenal, ma arvan. Mitte ainult. Väljakul ilmselt. Ja mitte ainult. Kuskil väljaku keskel sa mõtled? ja lõid palli. oli, aga noh, ma seda kuupäeva niimoodi, kui sa ütled, et mul ei ole ta kuskilt rasvaselt kirja pandud, et ma ilmselt eeldan, et sa mõtled seda hõbepalli. Ma mõtlen mängu Moldovaga 1-0 mänguga lõppenud äravat, kus sa põhimõtteliselt poolelt väljakult palli kenasti nurka saatsid. Ei tea, mis mu peas toimus siiamaani. Seda on paljud küsinud. Mis toimus, miks nii kaugelt üldse üritasid nagu peale lüüa, aga... Mingit söötu ei leidnud kuhugi või? Ju ei leidnud. Ei tea, mis peas ju inimestel toimub, et vorm on vaata sul võib-olla hea, on ja need olid, ma arvan, need aastad kindlasti olid ühed parimad ja väga palju sai harjutatud treeningute järgselt igasuguseid olukordi, standardlööke, kaugelt peale lööke ja nii edasi ja kummaline, kui see ei ole, et otsustasid nagu peale lüüa sealt. Läks sisse ja et soovitus kõigile noortele, et ärge kartke, et jah, oleks mööda löönud või üle, oleks saanud seemata ilmselt korraks, aga mäng läheb edasi ja sellega tuli ka aasta lõpus teie heade inimeste toel siis hõbevärava auhind, et üli hea meel. Kui palju sa seda väravat nagu, ma ei tea, kas ise vaatad või sulle meenutatakse või nüüd on juba seda väga harva? Ikka. No lapsed näitavad aeg-ajalt, ma ei tea, kuskil on kutsutud, siis on pandud seina peale. Kvaliteet ei ole küll päris tänapäevane, et süke läbi sahiseva ja krabiseva pildi, aga ei, tore on ikka vaata, et ma niimoodi iga päev magama ei lähe, et ma kerin oma ilusamat väravat, et neid on löödud teisi ka ilusaid, aga jah, et kunagi sai alustatud ründajana, et ja noorteklassis ikka väga palju sai löödud, aga hiljem võib-olla vähem kaitsemängijana. Ei, magama ei lähe selle väravaga. No see äärekaitseamet, mida sa ei mängid küll ainult äärekaitses, aga ikkagi põhiliselt äärekaitses, et äärekaitsed on sellised, mõni ütleb, et sinna pannakse need, kes muidu mängida ei oska ja siis lükatakse sinna nurka ära, aga äärekaitsed valdavalt ei ole sellised esimese suurusjärgu staarid aga viimastel aastatel, ma ei oska seda ajamääratust, võib-olla mingil viimasel 10 on hakanud äärekaitsetest on justkui, siis kui sina enam jalgpalli ei ole mänginud, on hakatud rääkima hoopis teises tähenduses. Kuidas sa ise kogu seda äärekaitseametit kirjeldaksid siis ja nüüd? Eks ta on üks paljudest tähtsatest positsioonidest ikkagi väljakul. Ma kuidagi ei ütleks, et äärekaitse positsioon oli või on kuidagi nagu, ma ei tea, teisejärgulisem või ebavajalikum, et ma arvan, üks oluline positsioon, et täna tõesti jalgpall on ju läinud nii intensiivseks ja nii atleetlikuks ja nii tehniliseks, et jah, nõuded tänapäeval äärekaitsel on ikkagi nagu ääreründa, et natukene nõudmised on teised, kui olid võib-olla ja taktikalised nüansid on teised kui tol ajal, et mängitaksegi palju intensiivsemalt ja plahvatuslikkus ja selline korduste, sprintkorduste nagu tegemine äärekaitse poolt, et täna on ikka muljet avaldav, kui vaatad, et tõesti, et äärekaitsid käivad põhimõtteliselt kogu aeg nagu üles-alla, et sa poleks vastu pidanud? No minu, raske öelda on, et ilmselt oleks, kui oleks võib-olla nõutud siis, eks ju, aga mitte sellisel ilmselt tasemel, jah, et keeruline öelda, et tol ajal olid teised asjad, meie tugevused olid organiseeritud kaitse, tol ajal mängisimegi kaitsest lähtuvalt. Täna üritame natuke võib-olla teistmoodi läheneda igal ajal vastavalt siis ka mängijate oskustele, aga eks me jookseme ju Euroopa maailma jalgpalli ju sabase, üritame ju võtta üle parimaid asju ja ma arvan, et täna on meil piisavalt mängijad, kes jaksavad äärekaitsena üles-alla nagu möllata ja anda see siis teravus, et vaatan väga huviga seda arengut ju ise samamoodi kõrvalt, et see on hullumeelne, mis kiirused ja mis tempo on nagu mängu juurde tulnud. Sa olid
Eestis mängides pikalt, vähemalt 10 aastat mängisid järjest Floras, siis võib-olla paljud jalgpallisõbrad üldse ei tea või vähemalt ei mäleta, et pärast seda sa ju tegelikult käisid ka korraks välismaal. See trett Rootsi Talkurdi klubis oli küll üsna pigem põguseks, aga nagu kirjelda natuke seda, et kas sa juba teadsid, et see on su nagu karjääri mingi viimane võimalus või kuidas see tuli ja kas sa said sealt seda, mida sa tahtsid? Ei, ma olen rahul sellega, et ma nagu läksin sinna. Ta juhtus ju, ütleme, tol ajal, kui meil olid erimeelsused, tekkisid siis Floras. Ehk et see oli see aeg, kui olid need palgaprobleemid suured? Jah, et ütleme, et sõjakirve sammu maha maetud, et kui kuulaja tahab sellest nagu aru saada, et mingit konflikti pole hiljem olnud, ega asjad said ju sirgeks räägitud hiljem, natuke, mitte kohe, aga hiljem. Aga minek oli pigem selline, et tekkis võimalus, helistati, et kas tahad tulla. Tõnis Vannaga me koos tol ajal läksime, kui võib-olla kuulaja ei tea, siis Tõnis Vanna mängis ka Floras. Ja lõi ka väga ilusa värava Brandby vastu, kui ma eksi äkki. Flora euromängus vist, kui see oli nii. Ja seda väravat ma ka ikkagi aeg-ajalt vaatan. aga kui nüüd tagasi tulla, siis tõesti võib-olla jäin liiga pikaks Florasse, tagant järgi ise mõeldes. Seal oli päris mitmeid variante, võib-olla minu jaoks liiga kõrged, nagu variandid välismaale siirdumiseks, oli ka mingid variandid, kus ma olin just saanud vigastuse või siis mingitel teistel asjadel minek ei pooleli kuhugi. Mis mõttes sa kirjeldanud liiga kõrged, mis see tähendab? Kui sa võib-olla ise mäletad või ei mäleta, ma käisin ka tol ajal Nantis Prantsusmaal nagu proovimas, et kui ma kohale jõudsin, ma sain hakkama, aga kui ma nägin seda nagu taset, siis ma sain aru, et ilmselt mul ei ole siia nagu asja. Ehk et niimoodi üks-üheselt ei saa kunagi ühtegi asja nagu ümber tõsta, aga see annab ka natuke selgust näiteks, mis võib praegu oodata Martin-Chris Pahlbergi või mitte oodata, aga juba ongi kohal Prantsusmaale. See, mis konkurents on, mis näiteks tema ei läinud trialile, mina läksin ennast näitama, sul on mingi 30-40, ma ütlen Matsiaga mängijad, siis toodud kohale, põhimõtteliselt sa hakkad nendega konkureerima, tehakse igasugused teste, kiiruslikke jõuteste, mis iganes, pannakse sind mängu, sul ei ole variantigi eksida nagu. Sa pead olema üli heas vormis tol hetkel, üli enesekindel, võõras keskkond, võõras keel. Ega suga väga keegi sul õlal ei patsuta, teed oma asjad ära ja siis sul öeldakse, et jah või ja niimoodi see nagu proovimine tegelikult käib ja meil eestlastena, meil ei ole sellist tausta ka, võib-olla kui on näiteks Balkanimaadest või ma ei tea, kuskilt teistest Kesk-Euroopa riikidest näiteks, lähed proovile, sul on mingi taust, hea klubi, tuled proovima ka, ma tulin FC Florast, Eestist, keegi teadnud midagi tegelikult, eks ju, väga palju raske ja võib-olla tõesti, et juba enesekindel ja väga heas vormis pead olema, kui sa lähed ja proovimas käid, et see on karm konkurents. Ja siis lõpuks elusaatus kujunes selliseks, et kui ma nüüd eksi, siis selle sama Tõnis Vannaga koos tulid sa Eestisse tagasi ja mängisite mõnda aega vist koos ka veel Paides. Jah, aga hästi lühidalt, vaata, ma ei vastanud su küsimusele, et selle Rootsi aja kohta võib-olla minust oli see äge võimalus ikkagi, mängisime siis tol ajal Rootsi 3. tase. Sats oli välja kukkumas, kui me läksime, plaan oli satsile, et miks me sinna lähme on, et jäävad püsima. Hiljem nad jõudsid ka palju kõrgemale selle liigataseme. Meile, ma ei tea, kas Tõnisele tehti, aga mulle tehti ka kindlasti pakkumine jääda, aga kuna mul just oli sündinud teine tütar, siis ma otsustasin, et ma ei taha jääda nagu välismaale, et ma tahan tulla tagasi koju ja see oli tegelikult põhjus. Oli piisavalt oldud ära pere juurest vanema tütre, ütleme just need 4-5 aastat, kui ta sündis, et täna on tüdrukud siis tütred 18 ja saab vanem tütar 19 ja noorem saab 16, et minu selge plaan oli, et ma tahan, et olla rohkem kodus, rohkem kasutada, olla toeks elukaaslasele, abikaasale ja see oligi selge põhjus, miks ma tagasi tulin. Kas üldse see, võib-olla inimesed, kes ka jalgpalli vaatavad, aga ei oska ju tegelikult ei peagi nagu mõtlema selliselt, et mida jalgpallur või siis mis tahes sportlane mõtleb, kui ta valmistub karjääri lõpuks. Kas see oli sinu jaoks
palju sa mõtlesid, kui varakult sa hakkasid seda ette planeerima ja oli see ka mingil määral valulik protsess? Jaa, et ikkagi mõtlesin jah, väga pikalt mõtlesin, et kas, sest ma alustasin juba ka igasuguste treeneri, ütleme kutsete omandamisega juba ikkagi mõtlesin, mis ma tegema hakkan, otsisin võimalusi Eestis, sellepärast oli ka valik võib-olla siuke üleminekuks ka Paide linnameeskond, kes tol ajal nagu pakkus, et tule mängi veel, aita meid ja see andis mulle ka sellise võimaluse mõelda pikemalt, kuidas minna siis nagu üle tavaellu sportlas nagu karjäärist, et see ei ole üldse lihtne, et kui sul ei ole kindlat pakkumist, ehk siis nagu täiesti tavaellu hüpata ongi päris raske samm. Et oli sul mingid, ma ei tea, võib-olla stress on nagu liiga tugev sõna, aga see ei ole kerge? Jah, väljakutsed on, sest et sa oled ikkagi mingis rütmis väga-väga pikalt tulnud. Me tulime veel sellisest teisest võib-olla kultuuriruumist oma lapsepõlve kõigega. Meil ei olnud ka, kui me alustasime jalgpallukarjääri, meil ei olnud väljavaadet, et meist võiks saada profisportlased üldse. Me tegime sellepärast, et meil lihtsalt meeldis jalgpalli mängida. Kirg oli puhtalt, kuhu me jõuame, me keegi ei teadnud tol ajal. Samamoodi oli võib-olla siis lõpp, et täna on rohkem sellist noorte toetamist ja mängijate toetamist, et mis see järgmine samm on, teadlikkust on rohkem, tarkust on rohkem ja ajakirjanduses ja ka meie ühiskonnas räägitakse sellest nagu palju rohkem, et mis on võib-olla siis need mis on see loogiline samm siis võib-olla pärast hiljem ka karjääri lõpetamisel, et väga palju lugusid teiste sportlaste näitel on need meie endised olümpiavõitjad, tippsportlased, me kõik oleme neid lugusid lugenud, mõnel läheb paremini, mõnel läheb nagu kehvemini, et raske on rongilt maha hüpata tõesti ja alustada siis teises rütmis. No jah, sa mainisid, et nagu paljud jalgpallurid, isegi võib öelda vist enamus jalgpallurid seda treeneri kutset karjääri lõpus omandama hakkavad, treenerid sinust ometi ei saanud? Korraks abitreener viimane aastaga Floras, Tarmo Rüütli kõrval. Tõsi, see oli nii lühike periood. Mängiv abitreener. Väga äge ka ju aeg, et aga samamoodi, et võitlesin tol ajal erinevate pisivigastustega, mäletan see hooaeg ja meil oli ta niuke üles alla aga Tarmo kõrval oli väga huvitav aeg, et ma sain aru, kui palju peab pühenduma, et olla ka tipptreener. Minu jaoks oli võib-olla olulisem oligi tol hetkel, et saaks kuidagi nagu aega maha, saaks perega rohkem olla, mingid sellised asjad olid nagu väga tähtsad, et uuesti hüpata nagu Konstantin Vassiljev näiteks mängija karjäärist kohe treeneri rolli ja minna sama rütmiga, no respekt on ju, et kuidas sa suudad kogu seda möllu oma pereelu nagu kõrval teha, on minu jaoks nagu küsimärk. Ma ütlen kraaps kummardus nende inimeste eest, et see pühendumus on nagu üli suur kindlasti ja väga palju lõivu maksad oma siis pere arvelt kindlasti. Et need asjad olid minu jaoks nagu tähtsad, ma ei tahtnud kohe nagu tagasi hüpata, et väike aeg ja ma tõesti ei teinud seda treeneri valikut, kuigi never say never, võib-olla mingi hetk võib see täiesti vabalt juhtuda, et ma hoian kogu aeg litsentsi ja kutset aktiivsena, et käin täiendkoolitust. Okei. Küll aga sa proovisid kätt kohtunikuna. Ja siiamaani aktiivne. Kuigi see ei ole su põhitöö, kohtunikuamet põhitöö ei olegi kellelgi Eestis, aga endise tippmängijana olla kohtunik. Ja küll sa ei olnud, või sa ei ole siiamaani olnud Eestis nagu päris tippliiga kohtunik, mida sa nüüd teenindad vähe teises rollis, millest me räägime. See vist on raskem, kui lihtsalt mehel metsast tulla ja pile suhu panna. Ülikeeruline. Samamoodi, et ootused on väga kõrged, kui sa lähed astud väljakule nüüd üks paamisrollisse, siis oled nagu kohtunikuna eriti, et tundsin seda koormat ikkagi alguses eriti. Ja ma tegelikult tahaks tänadagi meie kohtunike osakonda, et olid ikkagi julged mind saatma ja proovima ja tegelikult ma sain mingi hetk aru, et minu vanus ei luba ju enam, kuigi väga hea näide jälle, kes on super pühendunud, Marti Pukk täna on, et on jõudnud täpselt sama vanana ikkagi Eesti tasemel ju väga pikalt juba saanud toimetada tippliigas, et ma nägin, et nagu ma juba mainisin,
ma ei tahtnud nagu saada väga aktiivseks tipptreeneriks kohe ega ka tippkohtuniks. Tegelikult ma tegin selle peas valiku üsna ruttu ikkagi. Ma sain proovida esiliiga tasemel käia, aga see aeg, see pühendumus, mida täna nõutakse ka kohtunikelt, see on ikkagi juba nagu tippmängijat. Et see ei ole ainult mäng, mida sa teenindad, see on ettevalmistus, see on tiimitöö, see on testid, see on füüsiline superheas vormis olek. Vigastused ei tahtnud mul lubada, ma ei tahtnud teha asju läbi valu enam ja ma sain aru mingi hetk, et ma tahan olla kohtunik, mulle meeldib see tegelikult, väga paljud ei saa aru, et kuidagi kohtunike maine ju meil ei ole väga kõrge, siis ma täna julgustaks väga klubisid ja saatma oma noormängijaid tegelikult kohtunike koolitusele juba selle pärast, et sa saad aru reeglitest paremini, mängudünaamikast ja nii edasi. Ja ma olen madalamates liigades, ma arvan täna ikkagi 300 pluss mängu teenindanud ja pigem peakohtuniku rollis meeldinud olla. Mitte, et ma kuidagi olen edev, aga ma olen proovinud ka abikohtuniku rolli, et seal ma ei tundnud ennast nii hästi. No seda ääreval jooksmist vist oli juba piisavalt omal ajal. Omal ajal oli ääres jooksmist, ei tahtnud seal ääres olla, tahtsin rohkem väljaku keskel olla, et alustasin ju keskpoolikuna ka, et ja ründana, et ja, ei, väga positiivne aeg olnud ja ma tahan jätkata nii palju kui võimalik, seda on keerulisem teha, sest nüüd on hoopis teine roll, mida võidakse sulle nina peale visata. Eks sa ütlesid, et tippmängijana lähed kohtunikuks, siis mida sa kuuled? Alla see endine koondise mängija ikka ei taipa reeglitest ega mängust midagi. See just oli üsna leebe versioon sult praegu viisaka inimene. Jah, et neid roppusi, mis ikkagi tuleb, ütleme, et minu pluss oli see, et filter on tugev, sellepärast, et sa oled harjunud fännide kisaga, sa oled ümbritsevad harjunud nii-öelda filtreerima kuidagi, unustama siis peale mängu võib-olla kiiremini, kui ütleme noor kohtunik läheb mängu tegema ja ta saab nagu sellise kehva emotsiooni, siis see nii-öelda üleelamine võtab aega, ehk siis selle emotsiooniga toimetulemine, see filterdamine oma peast välja viskamine selle kehva emotsiooni, ehk siis tagasida, mis tuleb sul tribüünidelt, võib-olla ka kohtunike osakonnalt võib tulla ja kuidas sellega hakkama saada, et järgmist mängu minna tegema, või et väga paljud lopuvad, et ei lähegi järgmist mängu tegema, sest et see eelmine emotsioon oli nii halb, näiteks madalamates liigades, sa saad põhimõtteliselt kogu aeg teada, kui kehv kohtunik sa oled, on ju väljakul, toome näiteks 3.-4. liiga, mängijad on täis amatöörid, pereisad, tuttavad sõbrad, aga mängu tullakse mängima kirega ja kui sa seal nagu jala sirge lased kohtunikuna, siis kindlasti sa saad väga ausa ja ka kriitika rahe. Ja siis, kuidas see kodus toime tuleb. No teeme siit sellise järsu jänesehüppe. Vahepeal olid sa ikkagi võib öelda pikka aega Jalgpalliliidus väga-väga erinevates rollides, tegelesid rahvajalgpalliga, erinevate noorteprojektidega, lugematute suvelaagritega, siiamaani tegeled edasi saali jalgpalliga, mida sa oled ka juba pikka aega aidanud või vedanud. Aga lähme siis selle peamise juurde ehk, et nüüdsest oled sa siis tippliigade juht ja enne kui ma sul siis rääkida lasen, ma tsiteerin Jalgpalliliidu teadet, siis seda teadet, kui sa sind ametisse nimetati. Kui seda ametit varem pidanud Veiko Soo tegeles meeste 3 tippliiga ehk A. Le Coq Premium-liiga, esiliiga ja esiliiga B-ga, siis Teet Allase tööpõld hakkab olema laiem, hõlmates ka naiste meistriliigat ja meeste saali jalgpalli meistriliigat. Lihtsalt üks katkend sellest teatest. Minu küsimus. Mina olen kuulnud, et Veikol, siis sinu pikaajalisel eelkäijal, ei olnud kohati vahet ööl ega päeval, rääkimata nädalapäevadest. Nüüd arvestades, et vähemalt formaalselt su kohustuste hunnik on veel suurem kui temal, siis kas sa ikka nagu päriselt tead, mida sa tegid? Ja ikkagi Veikoga sai ju juttu räägitud ka. Sina siis? Jah, et arutatud ka neid asju, ega ma väga kergekäeliselt ju otsuseid ei tee, et selles mõttes, et loomulikult ma teadsin, ma nägin, kuidas ju Veikoga paar korda võib-olla siis läbi põles nende viimaste, ta oli pikalt ju, et oli momente, kus tal oli ju keeruline ja meil kõigil on oma töös ja tõesti ma olin kursis, mida ja kuhu ma astun.
et selles mõttes, et kui olid need avalikud konkursid ka selle ametikohale ja ei leitud, siis ilmselt seda nagu parimat majast väljast või mida iganes, seda ma ei tea. Et kui mingi hetk minu juurde tuldi selle pakkumisega, et kas võiksid mõelda ja kohtuda meiega ja mõtle nende võimalike teemade peale, kuidas sa näeksid, kuidas võiks tulevikus, ma ei tea, tippliigad areneda ja nii edasi, siis see oli ikkagi siuke 3 nädalat võttis aega mul arutades Veikoga, tegelikult arutades Veiko tiimiga, kes jäi paika ja natukene seal muutusid mingid asjad, aru saada, mis see täpselt, kuidas see on korraldatud, kuidas asjad toimivad ja mul oli juba võib-olla siis saali jalgpalli vedamisena, analoogne küll selline väiksem küll, aga mingi kogemus. Juba nüüd siis, nagu sa mainisid, saali jalgpalli olen vedanud aastast 2022 sügis ja läbi elanud väga palju huvitavaid aegu seal ka, et mul oli nagu see kogemus all ja tahe ja kirg on ju jalgpalli vastu säilinud, et midagi nagu Eesti jalgpalli jooks tahaks nagu veel jõuda ära teha. Et sa tõid välja, et need pikad aastad rahvajalgpallis, seal neid algatusi, mida me nagu tegime, oli tõesti väga palju, et mul nagu seda väljakutset ma ei karda, lihtsalt tõesti nagu sa mainisid, et see töö on üsna intensiivne, et see intensiivsus ja kui pikaajaliselt sa jõuad siis seda nagu pingutust teha, et loomulikult mingid asjad tuleb ümber mõelda ja siiamaani kaevan veel, kuidas need asjad kõik nagu toimima peaksid. Juba on palju parem ja selgem ülevaade, kuidas asjad on korraldatud varem ja kuidas ja mis asju ma võib-olla tahaksin natukene siis muuta aga seda loomulikult koos tiimiga. Meid on täna siis lisaks minule, ei ole ainult Teet Õllas, kes juhib tippliigasid, et meil on Mihkel Kuuse, kes on siis mängukorralduste peal, meil on Maarja Traus, kes on kommunikatsiooni peal, meil on Marie Kimsen, kes on turundus, siis meil on väga palju teisi osakondi, kes aitavad kaasa võistluste osakonnas, Tauri, Tursk ja nii edasi, et see ja Eveli Veski, kes on siis dokumentatsioon ja kõik litsenseerimised ja asjad, et ei ole Teet Õllas üksi. Ja kui seda tiimi ja nende inimeste kohtumise eel ei oleks andnud mulle positiivset sellist tunnet, siis ma ei oleks seda tööd vastu võtnud ilmselt. No sa enne, kui sa rääkisid jalgpallurikarjääri lõpust, siis sa mitmel puhul rõhutasid pere olulisust ja perega ajaveetmise olulisust, siis ma praegu kujutan ette, et seda ametit vastu võttes su ajaline ressurss pere jaoks pigem väheneb. Väga kõvasti. Mis nendelt said ikka sõna ma eeldan? Nagu ma näen, siis oled saanud. Jah, et nagu ma mainisin, et tüdrukud on kasvanud suureks, et pigem juba naisteks mõtlen ja seda on äge olnud kõrvalt vaadata, et mul on piisavalt olnud aega nende kõrval olla, neid toetada. Jah, nad ütleme, et keegi on küsinud ka, et kas nendest tippsportlasi lastest ei ole tulnud, ma ei ole kunagi sundinud ja naine teeb analoogse intensiivsusega töötajana Digi- ja Justiitsministeeriumis ja juhib kommunikatsiooni osakonda seal. Et niikuinii üksteist ei näe, et siis vahet väga harva viimasel ajal, mis on väga kahju, aga teisipidi tema on jälle inspiratsiooniks mulle ka, et kuidas tegelikult asjadega siis niimoodi hakkama saada, et asjad toimiksid. Et väga palju head planeerimist ja nii asjad nagu toimivad, et jah, et see tuli sulle õigel ajal nagu ellu praegu, just arvestades, et tütred on piisavalt suured juba. Seda kindlasti, et see on üks võib-olla siis, et aga praegu ongi, et üks tütardest lõpetab gümnaasiumit ja teine lõpetab tänavusel aastal põhikooli, et väga olulised ja tähtsad aastad nende jaoks, et proovin olla nii palju nende jaoks olemas, et need valikud on ju, ma arvan, et sa ise tead, ei ole nagu lihtsalt lastel nagu ja ise mäletan, et kuidagi nagu lihtsamalt läksid tol ajal, et täna nad väga palju lapsed ootavad ka sellist mentaalset tuge, et otsuste võib-olla siis lõpliku nende tegemisel, aga nad on tublid ja ma näen, et ma saan rohkem pühenduda ja ma tahan pühenduda, see on teadlik otsus, ambitsioonid mul on alati nagu, ambitsioon on olemas, kirg on olemas ja väljakutsed meeldivad, et selles mõttes ma teadlik valik, et loomulikult, et ma ei karda väljakutset. Premium liiga kui toode, oled sa sellise nagu keskse teemapüstitusega päri? Tahad sa minuga selles arutluses kaasa tulla?
miks mitte, et loomulikult. No kõigepealt, et see pilt selgemaks maalida, siis kas ja kui palju sind siis selle liiga juhina või juba enne seda huvitab mingisugune väline avalik kuvand, mis Premium liigal võib-olla minu hinnangul ei ole praegu parim? Väga huvitab ja läheb korda ja on kogu aeg läinud ja olen kogu aeg jälginud nii palju, kui aeg on olnud ju oma asjade kõrvalt. Kas ta on nii halb, võib-olla ei ole. Ma arvan, et kui me vaatame nagu liigat, et me räägime Premium liigast praegu, et kui tippliigadest räägime loomulikult täna, siis asjad saavad olla loomulikult paremad, aga kui me võtame, et ta on ikkagi tuntud liiga, ta on nagu tipp meil siis Eesti jalgpallis ja rahvusvaheliselt tegelikult ikkagi teatakse ka üsna hästi, kui käin meie liigat. Jah, see avalik kuvand võiks olla palju veel positiivsem ja sellest võidaks rohkem rääkida positiivselt, kirjutada positiivselt ja see tooks loomulikult palju juurde. Et olen nõus ja ei ole nõus, et nii ja naa. Okei, et kuulaja vaataja saaks täpsemalt aru, mis on sinu roll ja vastutus, siis kuna ju liiga on tegelikult ju lai mõiste, hõlmab erinevat reglementatsiooni, palju räägitud KTM-id, ETM-id, kus algab ja lõpeb päriselt nagu sinu vastutuse? Okei, ma mõtlen, et tegelikult nagu sa ütled, et liiga on midagi rohkemat, on ju, et kui avalik võib-olla siis ainult see arvamus on ju, et seal on nii palju asju, et meil on see, nagu sa ütled, hakkab kõik pihta kalendritest, regulatsioonidest, litsenseerimistest, tublidest klubidest. Tegelikult ma ütlen, et kui avalik tunne või kuvand võiks tunduda justkui, et siin on nagu palju negatiivset, siis mina tunnustan täna nende 2 kuu jooksul, mida ma olen näinud klubi juhte ja klubisid. Tegelikult on tehtud ikkagi väga kõva samm edasi selle kuidas klubisid arendada, enam ei ole nii projektipõhised need aastad, et ma näen, et on pikemat vaadet, see on ülioluline, et ka mulle, siis on seal väga palju ju, et kuidas me turundame, kuidas me kommunikeerime, palju meil on raha, mis on mängijate tase, kui palju me anname noortele või seal on nii palju osasid, et kõik need KTM-id, ETM-id veel nagu lisaks. Aga sellest ongi, et kas sinu põhiülesanne ja sinu osakonna põhiülesanne on siiski liiga lihtsalt öeldes mängukorraldus ja liiga korraldusega seonduv või ka näiteks need kurikuulsad KTM-id, ETM-id? Jah, et võib-olla selgitada natuke rohkem lahti, et minu positsioonilt ehk siis minult oodatakse rohkem sellist strateegilist juhtimist nüüd. Veiko oli rohkem, ma arvan, eriti algusaastatel operatiivne juht rohkem. Ka ma ise olen ju väga palju läbinud nüüd eelnevad aastad erinevaid juhtimiskoolitusi UEFA tasemel, suur pluss, ma arvan, et astuda ka siia sellesse rolli, et kuidas rohkem strateegiliselt asju teha, asju juhtida. Minu suurim väljakutse saab olema arengukava ja siis pikema vaate nagu tutvustamine lähiajal, alustada selle teekonnaga, ehk siis koos klubidega algul maja sees, siis hiljem klubidega, kaasates kõiki partnereid ja nii edasi, et meil tekib ühine teekond klubidega. Täna me kuidagi igaüks põrutab veidikene oma suunas, oma asjadega, näidatakse näpuga võib-olla jalgpalliliidu poole, jalgpalliliit aeg-ajalt viibutab näpu siis nagu klubide suunas, et tahaks sellist rohkem ühtset toimetamist, et selline strateegiliselt kõik oleksid kaasatud, saaksid kaasa rääkida ja see oleks nagu üks minu suurim võib-olla soov, et raske on sulle öelda. Et mida sa teed või mida sa ei tee, üks jah. Ütleme, et põhifookus praegu on läinud viimased 2 kuud operatiivsele poolele, sest et ma teadsin, et liigad hakkavad varsti. Ma ei saa väga palju 2 kuuga midagi muuta. Tutvun inimestega, tutvun klubidega, tutvun nende teemadega, mida me oleme juba rääkinud, kas või põgusalt, üleülekanded, klubide väljakutsed, soovid, kogukonnajuhid, kommunikatsioonijuhid, aru saada, kus keegi, mis maal võiks olla, mis on kellegi väljakutsed, kuidas neid saaks edaspidi rohkem aidata, toetada.
samamoodi ka, kuidas meie oma tiim niimoodi tööle panna, et harjumusi veidikene muuta nagu seal, et ma ei saa olla igal pool, igas nii-öelda, kuidas on siis ütlus, et igal peol see nii-öelda pillimees, et tahaks, et meie inimesed ka oma tiimis rohkem vastutaksid oma sellise lõigu eest ja siis me saame mingeid asju ka niimoodi teha, et ma ei pea igal pool nagu kohal olema, et annab mulle rohkem aega ka strateegiliselt asju mõelda, et tahaks selle teekonnaga ruttu pihta hakata, on minu suur soov, hooaeg algab, siis ma saan äkki natukene nagu korrakski hinge tõmmata ja hakata selle poolega intensiivselt tegelema. No mainisid vahepeal oma jutu sees sõna teleülekanded, rõhutades küll, et see on lihtsalt üks väike osa sellest suurest potist, aga lõpuks ju iga detail on ju oluline. Tõenäoliselt ei ole ühte sellist tükki sellest, mis määrab kas siis selle liiga taseme või kuvandi või kuidas iganes me seda mõõdame. Ilmselt see üldpilt tulebki kokku väikestest tükkidest ja mis seal salata, olin ka mina siin hiljuti kellele siis üks otsus jäi silma ja seejärel ka hambusse ehk et siis hooaja avamäng, mis esialgselt pidi toimuma ühel reedesel õhtul, siis selle tõttu, et ERR seda mängu sel ajal näidata ei saa, toimub laupäeva, kuidas keegi soovib, kellegi jaoks varahommikul, kellegi jaoks enne lõunal. Oli erinevaid arvamusi, iseenesest pisiasi justkui. Minule see otsus ei meeldinud, minu arvates anti ERR-ile liiga lihtsalt järgi. Miks see otsus selline langes? Ja, siin on... Me oleme nii väiksed, eks ju, me sõltume väga palju osapoolte nii-öelda otsustest, et ega ta lihtne ei ole ju, et meeldigu või mitte, et mul on raske seda nagu kommenteerida, et väga palju otsused ja asju oli ette kokku lepitud juba ennem mind, minu tulekut ka ETV-ga, ERR-iga, et väga lihtsalt ei ole see alla neelatav loomulikult, et aga mul on väga raske seda kommenteerida. Selles mõttes, et on praegu nii nagu on, et alustame nii, mis meil on. Edasi on nii, et me tahame, et need kokkulepped oleksid rohkem üksteist ilmselt arvestatavad. Siis partneriga. Just. Ja kas see lõpuks on, et kas see arv ETV-s või on ta Soccernetis või on ta jalgpalli, mis on mängude arv kuskil, on kindlasti väga suur teema, et aga siin ma arvan, et võiksime ikkagi rohkem klubide arvamust nagu küsida, et mitte ise kõiki asju nagu välja mõelda, et see ongi selline kaasamine, üksteise soovide arvestamine, et seda on keeruline teha, et sellise samasuguste väljakutsetega puutuvad kokku meie naabrid samamoodi, et kohtudes nendega ja rääkides nendega ei ole need asjad sugugi kuidagi lihtsamad või kergemad või väljakutsed on kas või selle nüüd siis hooaja alguse puhul, aga ka hooaja sees ja hooaja lõpus, et kellaajad ja ajad ei sobi paljudel alati. Kas, kui me paljudes asjades ju püüame õppust võtta laialt maailmalt, mitte matkida, aga õppust võtta, siis kas just selles teemade ringis, kus tegelikult jalgpallis, me ei pea siin minema ka üldsegi Premier League'i, me võime minna palju lähemale, palju väiksematesse jalgpalliriikidesse, aga endiselt teleraha ja telest tulenev ongi see käivitav jõud. Eestis see sellisena ei toimi. Me ju teame seda ja kahjuks lähiajal tõenäoliselt väga toimima ei hakkagi. Ehk et kuidas sina näed siis meie oludes, nagu päris meie oludes, mitte maalides neid seina peal ilusamates, kui nad on. See on nõndanimetatud konflikt, publiku huvi ja telehuvi olukorras, kus teleraha ei tule. Et just, et kas selles olukorras ei võiks jalgpalliliit pöörata seda pilku rohkem siis sinna nõndanimetatud publiku huvide poole? Tänaseid, ütleme, selle uue ma võib-olla siis kommenteeriks kuidagi teistpidi natuke isegi, et vaadates neid kellaaegu, millal klubid mängivad, siis ma ütleks, et pigem nad on peresõbralikud ja staadionid publikud soosivad ajad. Ei ole väga hilised, ei ole ka hommikused. Et see on maitse asi, vaadates kõrvalriikide mängu algusaegu või nii edasi, kui me mõtleme nagu selle peale, siis nad on väga sarnased nagu tihti. Ei ole nii, et meil on midagi väga eriskummalist, et kui välja arvata võib-olla see, et kui mäng hakkab kas 12.30 või meil naabritel näiteks kell 1 või kell 2, et seal on väiksed vahed, millele mõelda.
aga väga suuri erisusi ei ole. Kas hooaeg algab sellisel ajal, kas ta on staadionisõbralik, vaadates jälle taas kord natukene laiema pilguga ringi, kõik alustavad, Soome natuke hiljem. Läti, Leedu juba alustas küll hallides, aga Läti alustab meiega samal ajal. Et seda on proovitud, et kas ta on publikule sobiv. Jah, kui me alustaksime hiljem, võib-olla annab see meile nagu selle, et me saame natukene soojemat ilma, ka ei pruugi. Et meil on aastad väga erinevad. See aasta on meil kahjuks üle mõne aja. No jah, et ma arvan, me oleme sellise optimaalse, me oleme proovinud ka veebruaris alustada ja nüüd superkarikas on küll saalis, eks ju, aga me oleme ka minu teada õues minu meelest mänginud veebruaris ja lõpetanud ka detsembris, et on mingid aastad erisused olnud. Et selle poolega ma võib-olla vaidleks, et siin on proovitud ja me proovime ilmselt seda veel paremaks timmida kindlasti, et koos klubidega aru saada, et mis on see kõige parem, kõigile sobiv variant, seda ei on väga raske leida. Teleaegade osas ja tele osas me tahame siin teha kindlasti suurema võib-olla muudatuse, kas me saame sellega valmis nüüd 27 aastaks, on see selle aasta teema, et mis on see, kuhu me tahame telepildiga, kas see on lõpuks seal või seal, kas ta on tasuline, ma arvan, et sa tahtsid võib-olla seda ka kuulda. No me kuulame klubidega arvamusi ja kas me saame sellega nagu teeni tagasi, aga kui laiemalt vaadata telepildi müüki, siis seda on tõesti, ütleme, keeruline teha. Siin võiks võib-olla Tarmo Leiste ja spetsialistid veel nagu rohkem rääkida, et võib-olla kutsuda Tarmo ka kunagi, et rääkida. Aga võib-olla siis sellised regionaalsed ühispakette või mingite riikidega nagu ühispakettide müüke mõistad võib-olla telepildi osas, et me oleme astumas ka Euroopa Liigade assotsiatsiooni liikmeks. See on niisugune uus asi, et ma ise sõidan Bulgaariasse siis märtsi keskel, et me astume, et see annab võib-olla nii-öelda oskusteavet meile rohkem, saame sinna liigade organisatsiooni inimestele nagu lähemale ja võib-olla miks mitte sealt leida uusi võimalusi ka telemüügiks ja nii edasi. Ehk et täna küll siin nii-öelda mitte muutudes selgeltnägijaks või tuleviku ennustajaks, aga kuna sa protsessides nüüd juba sees oled, siis mis sa tänase tunnetuse pealt ütled, kas siis mitte nüüd järgmisel, vaid ülejärgmisel hooajal on pigem tõenäoline, et liiga jalgpall ei jätka RR-is, vaid on kuskil muul tasulisel platvormil. Jah, ütleme, et midagi fikseeritud selles mõttes ei ole praegu, et me nüüd sealt edasi lähme samamoodi, et kõik on võimalik. Kõik oleneb ju, mida me välja suudame siis mõelda koos klubidega ja ka juhtidega, ma arvan, juhtkonna tasandil. Ja jah, mingid piire meil ees ei ole, et selles mõttes, et ei ole, et me peame olema 36 mänguga näiteks 2028 RR-is, et see on meie otsus ju lõpuks ka. Et võib-olla peaks olemagi, et on vähem siis mänge RR-is, aga on mingid olulised karikamängud lõpuks, et siin on neid variante ju, kuidas olla ka RR-is nagu erinevaid. Et võib-olla peakski olema, et need kõige olulisemad ja siis on mingid kõik teised mängud kuskil platvormil hoppis ja nii edasi, et meil on nagu ka tänast uut siis sihtgruppi arvestav platvorm, kus siis neid mänge mängitakse, on ta siis telefonist vaadatav lihtsamalt, mingid rakendused ja nii edasi, et see on see, kuhu ma tahaks jõuda. Raske on lubada siin midagi, jube äge oleks, et 2027 on meil mingid mobiilrakendused, meil on uued platvormid, meil on mingid need, kõik see on praegu nii-öelda see, kuhu ma tahaks üks hetk siia samma tagasi tulla ja rääkida nendest asjadest rõõmsal näol, et me oleme selle näiteks ühe aastaga võib-olla seda pööret, nii-öelda täielikku pööret kuhugi sinna suuna, et mis siis aitab sellele nii-öelda Premier League'i tootele nagu kaasa, ongi keeruline teha, et see on väga suur pingutus ja ma siin ootangi väga palju ka klubide sisendit, sest nemad on lõpuks, kelle pärast me teeme, need mängijad on seal, kelle pärast me tahame, et me anname läbi selle ka väga palju võimalusi ju mängijatele üleminekuteks kuhugi, meid vaadatakse rohkem, tekib ka huvi välismaalt meie liiga vastu ja ka tahetakse tulla siia mängima. Et need kõik asjad on nii omavahel seotud. No minule vähemalt siis liigat lähedalt, aga eemalt vaatava inimesena on jäänud... Sa oled väga lähedal. No, aga mitte sees.
vaatava inimesena on pigem jäänud selline mulje, et see siiamaani see Premium-liiga kui toote arendamine on olnud selline pigem siuke konservatiivne, hästi rahulik ja ma ei ütle seda halvustavas tähenduses, et pigem ja rõhutud siis sellele, et küll siis aeg koos siis jalgpalli üldise loodetava arenguga tõstab ka siis selle liiga toote, sportliku, kõike muud taset. Kui ma kuulan praegu seda sinu siis küll visiooni, siis see tundub, et see läheb nagu siis sellisest senisest rahulikust kulgemisest natukene välja. Me tahaksime teha ambitsioonika plaani ikkagi ja ikkagi suhteliselt kiirete sammudega liikuda nagu selle suunas, et meil tekiks rohkem staadioni publikut. Me rõhume klubidega täna, et kohtudes siis läbi litsenseerimisprotsessi küll, see on niisugune keeruline sõna, aga tegelikult on need rida kohtumisi iga klubiga. Siis nähes nende neid kontseptsioone, kus me palusime neil teha ka siis nagu me rõhume järgmised aastad ka mängupäeva elamusele, kogemusele, tundele, mida siis klubid tekitavad oma kogukondadele. Ja nähes neid kontseptsioone, mul on nagu rohkem kindlust, võib-olla kui mul oli ennem. Nad on nagu tublid, nad mõtlevad pikemalt, nagu ma juba alguses mainisin, et ei ole sellist ainult lühikest vaadet, et teeme selle hooaja kuidagi ära, saame selle raha kokku, seda on veel klubide tasemel, võib-olla ma teen liiga mõnele, aga kuuldes, vaadates kõrvalt, et tahaks, et neil oleks pikemad plaanid. Jah, meil on ikkagi vaja sellist ambitsiooni juurde panna kõvasti, meil on vaja juurde saada raha, meil on vaja juurde saada häid inimesi, ka võib-olla siis ma ei tea, oma tiimi ja ka klubide tasemele. Inimesed teevad selle muudatuse. Kui meil on rohkem raha, rohkem pealtvaatajaid, siis tekib selline, nagu sa ütled, see nii-öelda energia, emotsioon, miks tahetakse käia, et mida rohkem rahvas, seda rohkem inimesed tahavad kindlasti minna. Ei minda ju ainult mängu pärast, sa tahad ka minna, saada sündmusest osa, mingi emotsioon, et ma tulen teinekord tagasi, et ma tahaks seda nagu näha, et suured panevad juurde, et need meie osa ka, et need terbid oleksid terbimad, veel rohkem suurema hulgaga, et tekib selline draama või kirg või emotsioon. Ja väiksemad siis, kes on täna väiksemate numbritega kasvataksid samamoodi, pingutaks, kasvataks oma seda sisemist kogukonda, kas või esialgu oma noorsportlaste osas, et saaks nad kohale. Jah, vahest on keeruline, võib-olla kui mängijad ei ela, ei mängi, ei treeni nagu oma linnas. See ongi klubide nüüd enda otsus ja valikute koht, et siis kuidas sa kaasad seda oma noorsportlast ja nende vanemaid paremini, kui nemad hakkavad käima, siis kuidas sa nüüd sellest ringist nagu välja lähed ja nii edasi, et see on pool, millele me ka väga täna tähelepanu pöörame. Kui ma mõne aja eest intervjueerisin ka siis vastaselt ametis olevat ametisse, siis uude ametisse läinud Jalgpalliliidu peasekretäri Mihkel Uibolehte, siis ma põrgatan lihtsalt sealt jälle ühe mõtte ja siis esitan selle pealt küsimuse. Ka tema rääkis nagu sinagi üsna palju sellisest siis klubide jalgpalli sisese kogukonna kaasamisest ja laiendamisest. Kas me ei peaks mõtlema mingisugustes lõikudes, kus selles jalgpalli enda kogukonnas võib-olla seda erialast teadmist ei ole nii palju. Näiteks ma toon näite, et kui me räägime Premium-liiga kui toote arendamisest, siis nii palju kui minu teadmine ütleb, siis toote arendamises on väga üks olulise lõike, näiteks teenuse disainimine. Jalgpalliliidus ei ole teenuse disainimise ega mingit sellist osakonda. Kui ma Mihkli käest seda küsisin, siis ta vastuses viitas sellele, et UEFA-s on selle kohta palju teadmist, ekspertiisi, inimesi, et me kaasame neid. Arusaadav, aga minul küsimus see, et loomulikult UEFA-s osatakse suurepäraselt turundada meistrite liigat ja kõiki muid uhkeid tooteid, millel päris elus meie Premium-liigaga ei ole mitte mingit kokkupuudet. Need ei ole mõeldud sellise kauba arendamiseks ja ma jällegi, olgu igaks juhuks öeldud, ei pea siin silmas Premium-liigat kuidagi halvustavalt, vaid see on reaalsus. Kuidas sina sellisele olukorrale vaatad? Ühtepidi, jah, Mihkli jutt ei ole vale,
et UEFA-s on palju teadmist ja ma vist mainisin ka, et ma ise ju läbisin ka neid mingid programmid ja nii edasi, et seda, aga see peab jõudma klubidesse ja meie, see on mitut viisi. See tootede disaini juurde ma kohe jõuan, aga teisipidi ka, et klubi tegevjuhid ja ka nendel lähedal olevad siis nii-öelda peaorganisaatorid on need siis mängupäevad või mis muud, kuidas neid ka edasi nii-öelda aidata, kas nad tahavad üldse, et ja pakkuda neile erinevaid võimalusi. On see siis UEFA tasemel minna, osaleda nendes programmides, ma arvan, et see võiks olla väga äge võimalus, et nad saaksid uue energia, et minna klubide tasemele, aga see tahe peab olema, et ma tahangi juurde õppida, ma tahan olla uudishimulik. Kas see energia on olemas? Ma küsin täna. Et on väga palju pikalt toimetanud klubi juhte ja klubisid, kellel võib-olla energiatase on jäänud, võib-olla. Ma praegu mõtlen niimoodi, et mis on see nende järeltulijate osa, kas nad on mõelnud, kuidas, kui nemad astuksid kõrvale, mis edasi saab, et nagu sellele tasuks mõelda klubide tasemel ja tootede disaini juurde tulles, siis ma arvan, et üks viis on õppida meie spordis, meie lähedalt on see korvpall, võrkpall, ükspuha nende inimestega kohtuda. Mul on väga palju häid tuttavaid, sugulane Henri Ausmaa, kes on juhtunud korvpalli ja sugulased olete? Me oleme sugulased, väga väga huvitav lugu on ja tegelikult mitte olla konkurendid nagu selles osas, et just see nii-öelda spordi arendamisel olla nagu ühtsed, et seda on keeruline võib-olla teha, aga kui me jääme jänni, siis tuleb ka vaadata majast välja ja võtta endale partnerid majast välja, et seda nagu toodet arendada. Klubidest ja klubidega dialoogist siis liidu poole pealt sa oled rääkinud palju. Kui sa võtad selle kokku, siis kas praegune see sinu siis esimese paari kuu tunnetus on selline, et klubid on pigem sellised abivajajad, käsi õieli, kes tulevad jalgpalli tänavale või vastupidi? Klubid on tublid, ma ütlen sulle ausalt, see ei ole kuidagi üle paisutatud, et vaadates kohtudes kõigiga, kõigil on olemas plaanid, soovid, kuidas minema hakkab, sõltub väga palju inim- ja rahalisest ressursist tihti peale. Praegu tundub, et asjad on pigem hästi minemas ja sellise mõnusa nagu ma näen, et pigem ülesse, paremaks. Nad tahavad panustada, nad tahavad teha, nad tahavad paremini teha, et nad seda kõik ütlevad, mõni julgemalt, ambitsioonikamalt nagu me võib-olla tahaksimegi ja mõni võib-olla konservatiivsemalt ja tagasihoidlikumalt. Et tunnetus on pigem positiivne ja mul ei olnud sellist kuidagi eelaimdust. Ma pigem arvasin, et ma ei tea, nagu sa võib-olla alguses või tunnetad, et selline võib-olla on siuke nagu kuvand ja kõik see on siuke, ja ma ka kõrvalt kõik ei teadnud, kui ma asusin positsioonile. Ma arvasin võib-olla, et asjad on kehvemad, aga tegelikult on potentsiaal, on tohutu, kuidas me seda potentsiaali ära suudaks kasutada, sest nagu liiga kestab 9 kuud ja võib-olla mõned nädalad rohkem, mõned nädalad vähem. Et see on nii pikk aeg, et kuidas me suudame hoida nagu head taset läbi mitte ainult alguses, vaid ka läbi hooaja ja ka hooajal lõpufaasis. Et me tahaksimegi siin natukene neid harjumisi ka võib-olla muuta, et me nagu käime, kohtume regulaarsemalt, võib-olla siis teha nendega ühiseid asju ka nii-öelda hooaja esimesel faasil lõpus, et ennem teist algust anda siukest uut hoogu energiat, kuulates nende muresid, võib-olla ka aidates siin nagu kaasa, et tahaks natukene seda nagu poolt ka võib-olla muuta, aga näen väga palju positiivset. Kas ja kuivõrd sa selles ametis, uues ametis saad öelda, et see on vastutusrikas amet? No see on väga vastutusrikas. Kuidas seda mõõdetakse? Ma võib-olla olen ise harjunud võib-olla ka sellega, et loomulikult mõõdetakse. Publiku number või mis see? Ma arvan, et see publiku number ei ole, see on üks paljudest ilmselt. Pigem vaadatakse, ma arvan, meie jalgpalliliidus, meie osakonnatööd sellise pilguga, kuidas ma saan meie tiimi nagu hästi tööle. Kuidas seda mõõdetakse? No, ja seal on omad mõõdikud, milles osas siis nagu on kohtumised, eks ju, et kuidas nagu
ma pean esitama plaane, kuidas me mingeid asju toimetame, et ja kohtumisi on olnud liiga palju võib-olla praegu isegi, et tahaks... Et jõua aru ära anda. Mitte seda, et Mihkli tervitades Mihklit ja öeldes Mihkli kohta võib-olla see ka, et Mihkli ka, meil on hästi palju rotatsiooni olnud nüüd viimastel kuudel, et me peamegi palju kohtuma, et kõik tahavad aru saada, mis ja kuidas võiks minema hakata, et Mihkel on väga tublisti ka alustanud ja teades tema tempot samamoodi. Hullumeelne, et neid kohtumisi leida, kus ma pean aru andma ja ka mingi presentatsioone tegema ja ka ju väga palju partnerite kohtumist, et täna on ka meil näiteks Ale Kokiga kohtumine. Need ei ole lihtsad, ma pean neid ette valmistama ja nii edasi, et neid aruandmise on erinevatel tasemetel siis ju, mitte ainult ka Jalgpalliliidu sees, ka meie toetajatega, suurematega ja ka klubidega. Et varsti on dialoog kohtumised tulemas märtsis ja kus klubid küsivad meie käest, et samamoodi nagu sina täna minu käest, et mis toimub. Sul ilmselt ei ole hea siis öelda, et kuule, ma olen ainult 3-4 kuud olnud, et küsige järgmine aasta uuesti. See ei ole nagu mõistlik vastus kindlasti, et mina tahaks esitada seal juba nendele väga konkreetsed sammud ja plaani, et mis moodi me siis tahame liikuma hakata ja neid nagu selguse tuua. Ise tahaks, et oleks hästi selge mingi hetk see teekond ja kõigile meile meeldib see selgus, mitte ärevus, mis võib iga päev tuua, et kogu aeg on niisugune lipa-lapa, et ja kui tulles tagasi, siis loomulikult fookus on Premier League'l, aga ei tohi ära unustada esiliigat ja esiliiga B-d, et tegelikult seal samamoodi, kuidas aidata klubisid kaasa, et sinna rohkem huvi tekiks, mängukorraldus oleks parem, see sündmus oleks parem. Noored tahaksid seal mängida päriselt, et see oleks toetav keskkond, eks ju, naiste meistriliiga samamoodi väga suurte väljakutsetega, nagu sa tead, on ju, jälle number nagu langes, et kuidas seda hoida, mis täna ja uuesti tagasi keerata see nagu kõver, et kuidas klubisid toetada, kuidas ja selle mõttega just, et nad nagu tähtsustaks naiste jalgpalliga. Ja lõpuks siis ma ei ütle, et see on rivi lõpus, aga saali jalgpall samamoodi, et ma pean ise otsuse ära tegema, kas ma saan olla edasi saali jalgpalli arendaja, see tundub varsti kuidagi ebareaalne. Et sa lihtsalt ei jõua? Ma lihtsalt ei jõua, ma olen oma nagu 4 aastat täna väga kõvasti panustanud ja see saali jalgpalli kogukond on väga tugev tegelikult meil, nende ootused on ka väga kõrged, nad helistavad iga päev mulle, nad tahavad vastuseid, nad tahavad edasi sammu, on see siis teleülekanded või samamoodi mingid asjad, et ma lihtsalt ilmselt ei jõua ja see oleks võib-olla ka mingi hetk aus vastus, et leida keegi asendaja sinna, et saaks rohkem fookust nendele teistele liigadele, aga saali liiga loomulikult jääb üks võib-olla siis portfellist tõesti ka alles. No me täna oleme põhiliselt ja väga palju siis liigast rääkides puudutanud seda, mis eelkõige käsitleb mängukorraldust ja sellega seonduvat. Liiga sportlik pool, on see sinu asi või ei ole? Ikka on, ta on ju seotud, et selles mõttes, et ta on ju igatepidi seotud, et seal on erinevad osisid. See sportlik tase, sportlik pool täpsusta küsimust, et seal on nagu neid osisid loomulikult nagu väga-väga palju. Algab peale ju klubide enda noorte töödest ja asjadest, et ma olen väga kursis loomulikult, mis on ootused siis võib-olla Jalgpalliliidult klubide noorte tööjuhtidele ja nii edasi, sealt see kõik ju algab tegelikult ju tasapisi. Nähes seal neid samme edasi annab lootust, ma arvan, kindlasti positiivset sükest. Me tahame olla ju ka Premier Liiga arendav, noori arendav ja kasvatav liiga. Sportlik tase ju sõltub loomulikult väga paljudest faktoritest, kui palju on noormängijaid klubis, kui palju on välismängijaid, mis on nende tase, ma ei tea, näitena võib-olla, et kui eelmine aasta ei oodanud FC Floralt võib olla seda tiitlit, siis võib-olla sinna otsid on ju. Kindlasti. Ma arvan küll, aga väga paljud ei aimanud, et Flora võib-olla teeb nii kõva aasta, et aga kuidas see lõpuks see sümbioos ja sportlik tase seal nagu väljakul toimis. See näitab võib-olla seda, et inimesed ei tunne jalgpalli lihtsalt. Jah, seda ka ilmselt, aga ja Levadia siis kõrvalt panustas väga palju võib-olla siis välismängijad, nagu ma selle sportliku poole all pean eelkõige tippjalgpallist rääkides seda, et meil on premium liigas
minu hinnangul väga palju erinäolisi klubisid, mis siis aeg-ajalt on põhjustanud selles mõnusas konnatiigis sellist ärplemist, keegi hüppab kuskilt pinnale rohkem ja arvab, et see tema asi on kõige õigem ja siis teine sulpsab vette tagasi ja arvab, et see tema asi on jälle see kõige parem. Kas sa praegu siis nendega suheldes, klubidega suheldes, oled jõudnud mingisugusele arusaamisele, et selline arusaamine, et tegelikult kas või minu pärast 10 erinevat teed ongi okei? On okei, ma arvan ka. Et aga veel kord meie lõplikku sportlikku taset ja asju ju mõõdetakse lõpuks ikkagi väga palju ka, et kui palju meie klubid jõuavad seal eurotasemel lõpuks edasi. Siin on nagu, lõpuks me tahaksime, et iga klubi on ikkagi oma näoline, oma ambitsioonide ja oma nii-öelda sellise plaaniga, et nad ei pea olema sellised, nagu me soovime võib-olla meie või tahame, et igal ühel ongi oma teekond, et seda ärplemist see peab ka olema. Aga kas ta peab olema kogu aeg ja selline enda asja ajamine, on ta siis meides või kuskil, et no sellest ma küsingi, et lihtsalt teie ei suhtle oma vahel meedias, teie suhtlete oma vahel seda ei ole tagatubades, ütleme, või siis kohtumistel sellist ärplemist, vähemalt kui ma käisin ka presidentide kogu koosolekul, mis oli esmakordne, kus olid klubid kohal, no ei olnud. Oli arutelu, oli võib-olla mingid vaidlusi, aga ärplemist või sukest, mida me oleme kuulnud, ei ole. Et mis oli jälle positiivne. Minu jaoks oli see esimene nagu kord viibida sellisel koosolekul, kus on kõikide klubide juhid, vähemalt olid kutsutud, mõnel olid esindajad kohal ja kui me meedias nagu kuuleme, et mingid klubid on kuidagi võib-olla siis vastanduvad või on mingid või jalgpall on 2 või 3 või iganes tükiks. Siis tegelikult seal ruumis nii ei ole. Võin seda julgelt kinnitada, et on eriarvamused ja see on okei. Ja kuidas, kas jalgpalliit tuleb lähemale mingite asjadega, on paindlik, no see ongi, et üritame ja kuulata. Ehk liiga peab siis ka looma kas või siis kasutame jälle näitena seda KTM-i, see on lihtsalt näide, et neid ju võiks tuua veel ja veel. Et siis püüab ka oma regulatsioonid teha selliseks, et nende kõikide klubide nagu huvid oleks võimalikult palju kaitstud. Absoluutselt, et sinna me tahamegi jõuda ja tegelikult viimased kohtumised on pigem nagu sellised positiivsed. Jah, on võib-olla meil jalgpall ikkagi nagu on arenenud ju kuskilt, me jälgime naabred, me jälgime mingid UEFA reeglid, me jälgime, kuidas Euroopa jalgpallis mingid tippklubid toimetavad, aga lõpuks me peame oma mingisuguse mudeli või oma viisi leidma. Ma arvan, me oleme liikumas sinna poole, kus me võiksime nagu nende regulatsioonide asjadega nagu olla. Kindlasti on eriarvamusi ja need jäävad, aga me ei tohi minna ära vaenlastena nagu ruumist, et me tegelikult see ongi see, et me peame jõudma mingi otsusteni, aga niimoodi minnema, et mitte rusikas taskus nagu ära, et kõik saavad ikkagi oma arvamuse välja öelda ja siis lõpuks ongi jalgpallijuhtkonnal, liidu juhtkonnal ka nagu raske hetk, et kui palju me nagu mingeid asju saame teha ja palju on sellist võib-olla siis nagu, mida me ei saa nagu, et väga keeruline olukord loomulikult jalgpalliliidu vaatest ka, et me tahame nagu parimat, ega me siis nagu ise jälle nagu ei kiusa kedagi meelega ju. Areneme, et kuulame, mis naabrid teevad. Minu üks kindlasti prioriteet on ka käia naabrite juures rohkem. Et nii Läti, Leedu kui võib-olla Soome, et Soome on ka siin saanud võib-olla paremini asjad käima, Rootsi juba liiga võib-olla kõrge tase, et kui vaatame publiku keskmised numbrid 20 000, aga Soomega kindlasti mingid häid näiteid ja kuulates just, et kuidas seal on, et KTM-id, ETM-id, samamoodi Läti, Leedu, me näeme, mida nad teevad, kuidas nad teevad, võtame parimad asjad ja vaatame, kuidas need asjad nagu võiks meile sobida. No nii, hakkame jälgima. Tänud teed tulemast ja nagu sa ise siin lahkelt välja käisid, siis võib-olla paari aasta pärast tuled tagasi ja räägid uhketest juba ellu viidud tegudest seniks veel kord. Tänud, jõudu tööle, edu Eesti jalgpallile ja tänud teile vaatajad, kuulajad, järgmine 3. poolaeg juba järgmisel korral. Aitäh kutsumast!